Satelliidilt saab tõeliselt hea ülevaate. Sama võib juhtuda, kui kuulad EBSi uut podcasti, kui külas on valdkonda põhjalikult tundvad praktikud, rahvusvahelise kogemusega eksperdid ning tõelised oma ala fännid võib uute mõtetega kõrgustesse lennata. Eneseareng ei ole vaid sprint ja koolis käimine, see on elu kestev õpe. EBSi podcaste juhib majandusajakirjanik Siiri Liiva. Saateid saab kuulata nii Apple Podcastides, Spotify's kui ka YouTube'i kanalis. Mis roll on keskastme juhtidel innovatsiooniveduritena, mis tabab kindlasti uuendusmeelsuse ettevõttes ja kuidas kasutada coachivat juhtimist innovatsiooni taganttõukajana? Sellest räägime täna Mart Kikase ja Raul Järgiga. Mina olen saatejuht Siiri Liiva. Mart Kikas on diplomeeritud juhtimiscoach, kes on keskendunud ennekõike innovatsioonile. Tal on üle 20-aastane juhtimiskogemus nii era- kui avalikus sektoris. Ta on töötanud mitme riigiasutuse ja rahvusvahelise ettevõtte piirkondliku juhi või asejuhina, olnud Eesti Arengufondi juhatuse esimehe nõunik. Lisaks on tal kogemus turunduse ja elektroonilise panganduse vallast, ta on asutanud ja juhtinud mitmeid kirjastamise ning reklaamiettevõtteid. Mart lööb kaasa ka EBS Executive Coaching Center töös. Meie teine tänane külaline arhitekt Raul Järg on juhtinud Eesti Arhitektuurikeskust alates 2013. aastast, olles ka Tallinna Arhitektuuribiennaali direktor ja 2018. aastast Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni komisjon. Ta on arhitektuuribüroo Ühinenud Arhitektide asutaja ja partner, võitnud mitmeid arhitektuurivõistlusi ja kavandanud avalikke hooneid. Raul on töötanud interne arhitektina Parkin Architects Toronto büroos, Rakveres linnapea arhitektina ja aidanud kaasa Rakvere targa maja kavandamisele. Tere tulemast Satelliidile! Kuna me täna keskendume innovatsioonile ettevõtetes, siis alustan isiklikumalt laadi küsimusega. Ja küsimus on selline, et mis oli teie endi kõige varasem kogemus mingi tõeliselt innovaatilise lahendusega ühes ettevõttes või mõnes muus organisatsioonis? Mart, alustame sinust. Ma võib-olla isegi ütleks 2 asja, kuna nad on niivõrd erinevad. Et siis 90-ndate keskel oli meil selline ajakiri nagu Hulgiuudised. Hulgikaubandus oli nii-öelda jalgu ja alga saamas ja hoogu ka. Ja siis poodidel, kes Tallinnast väljas on ju, et kus siis osta seda oma kaupa on ju, et poodi müüki saada. Ja siis üks võimalus oli üle helistada, mis teil on täna ja mis hinnaga nii edasi kõik on. Ja siis tuli meil idee, et teeme sellise ajakirja, kus ongi hulgikaupluste või ladude siis tegelikult nimekirjad koos hindadega, aga üks pool on see, et nii-öelda hulgilao kaupa, tema sortiment, aga teine on jälle see, et ega pood ju tegelikult ei taha mitte hulgikaupmeest, vaid tahab, ma ei tea, Fantat või kohvi on ju. Ehk siis teine pool oli siis selline andmebaasi laadne, kus oligi kohvi ja siis milliste hindadega millistes hulgiladudes. Ehk siis selline väga, väga varajane ja see oli veel nii-öelda ennem interneti aega on ju, et muidu oleks ju pidanud selle kiiresti ka interneti panema. Et selline lahendus on ju, mis lahendas ära selliste väikepoodide päris suure probleemi. Aga teine on jälle hoopis teistsugune teisest valdkonnast, siis 90-ndate lõpus ma olin Kodakondsusmigratsiooniameti peadirektori asetäitja. Ja siis üks rahvastikuregister oli siis minu all IT-asjad, üks nendest oli vast pildile ilmunud ID-kaart. Ja siis eredalt on meeles, kuidas me Kalev Pihliga siis diskuteerisime mitu kilobaiti, mitte mega ega gigabaiti, mitu kilobaiti, sest sellel chipile peaks olema. Et ma ei mäleta, kas 16 aita või peab olema 32 või 8, need numbrid olid nii väiksed, et enam ei mäleta. Et see oli ka tõsiselt innovaatiline. Et 2 täitsa sellist erinevad ja erinev mastaab ka muidugi. Üks on lahendada ära väikekaupmeeste probleem, teine on lahendada ära võib-olla siis Eesti IT-riigi tulevik ja e-riigi tulevik. Kui kaua neid hulgiuudiseid välja anti? Või kui pikalt? See on hea küsimus. Ma arvan äkki mingi kas 4, 5, 6 aastat. Okei. Ja ikka nagu mitu aastat siis. Ja.
ta ei olnud ühekordne projekt. Aga no see on juba nii palju kümneid aastaid tagasi, et asjad juba kipuvad detailid meelest ära minema. Ei, väga huvitav lahendus. Nii, Raul? Mina olen, vist võiks nüüd öelda oma kogu teadliku professionaalse karjääri ju arhitektuuri valdkonnas töötanud. Alustasin seda juba üsna noorelt või kuni võiks öelda siis õpingute kõrvalt. Ja selles mõttes arhitektuuri valdkond on ju selline, kus iga uus objekt, mida sa teed või millega sa kokku puutud, on nii-öelda uuendus. Et kui just ei tööta majatehases, kus asjad tulevad liinilt, siis iga lahendus ja iga päev algab täiesti uut moodi. Aga võib-olla tasub esmalt meenutada seda huvitavat kogemust Kanadas töötades, kus ettevõte, kus ma töötasin, oli spetsialiseerunud haiglatele, tervishoiuasutustele ja spordiareenidele, valdavalt jäähokihallidele. Et meie Eesti turul seda ei koge, siin on see turg on nii väike, et siin ei ole sisuliselt sellist spetsialiseerumist võimalik saavutada. Ja tänu sellele spetsialiseerumisele oli minu jaoks selline tõeliselt valgustav või eriline kogemus siis arhitektide pädevus olla oma valdkonnas projekteerijana targem kui kirurg, kuidas operatsiooni läbi viia. Loomulikult kirurg teadis, kuidas seda manuaalselt teha, aga see keskkond, kus kirurg toimetas, selles osas oli arhitekt, kellel oli võimalik spetsialiseeruda, oli sedavõrd pädevam ja tema ülesanne ja nagu paratamatult turu konkurentsist tulenevalt pidevalt uuendustega kaasas käia. Et Põhja-Ameerika turg on sisuliselt maailmas tervishoiu osas, võiks öelda selles mõttes innovatsiooni vedaja, kuna üheski teises riigis ei ole sellist, eriti just Ameerikas tegelikult, mahtu selles tervishoius raha. Ja kui see on raha, seal on ka siis paratamatult seda innovatsiooni ja seda uuendust. Ja tulenevalt ka sellest, et ka nii-öelda mahud pidevalt kasvavad, kuna tuleb uusi inimesi ja riike peale, seda nii Kanadas ju kui ka Ameerikas, siis see sunnib olema nii-öelda uuenduslik, leidma uusi viisi, kuidas olla nii-öelda ohutu ja kuidas olla tõhus ja kuidas olla nii-öelda tulemuslik. Et jah, tõesti viisid näiteks, kuidas kavandada operatsioonisaali, kuidas seda teha niimoodi, et tõesti sa suudad seda teha väga efektiivselt, kui sul on nagu väga suuri siis nii-öelda inimhulkasid vaja nii-öelda saalist läbi lasta. Et teinekord võib siinsete nii-öelda Eesti haiglate mahtudest tunduda see nagu lausa nagu selline nii-öelda tõeline tehas, et siin on sellised kõik sellised väiksed rätsepatöökad, isegi butiigid ja isegi meie kõige sellised suuremad haiged nagu Põhja-Eesti regionaalhaigla või. Et jah, et selles mõttes see mastaabi küsimus ja kuivõrd siis nagu tänu sellele on ka siis nii-öelda doktorite nii-öelda pädevus nii-öelda fokusseeritult ühele teemale ja kuidas siis nii-öelda projekteerijana, arhitektina olla nii-öelda võrdväärne partner seda nii-öelda siis teenust suunata. Okei, no väga põnev näide. Aga minnes nüüd edasi, et mulle tundub, et kui nagu rääkides sõnast innovatsioon või nagu innovatsioonist ettevõtetes, et sellest on tegelikult Eestis ka ikkagi väga pikalt räägitud. Aga mida ma küsida tahaks on, Mart, et kuna sina oled selle teemaga väga hästi kursis, et
kui pikalt tegelikult Eesti ettevõtted selle valdkonnaga teadlikult on tegelenud ja kui palju üldse on selliseid ettevõtteid? No ütleme niimoodi, et kursis, aga nüüd ütleme spetsiifiliselt, mis puutub Eesti turgu, siis Eesti turgu mina ei ole uurinud, on ju, et siin mul mingit väga spetsiifilist teadmist ei ole, et pigem minu uurimisteema on innovatsioon laiemalt Euroopas ja siis, või ütleme siis arenenud maailmas, aga võib-olla siis Euroopas kitsamalt. Et ja Eesti kohal pealt ma jään natuke vastuse võlgu. Nüüd, mõeldes seda loogiliselt ilma uuringu andmetele tuginemata, palju või kaua nad on sellega tegelenud, ma arvan aegade algusest, on ju. Aga kui teadlikult? Jah, et kui ja innovatsioon nagu väga laialt defineerituna on siis selline uuendusmeelsus, ega ükski ettevõte, kui ta alustas mis iganes esimese vabariigi ajal 30-ndatel, ja ütleme siis siiamaani äkki tegutseb, need üksikud Eestis on, ta ei ole sama ettevõte, ta ei tee samat asja, ta ei tee samat asja samamoodi, isegi Kalev on ju, näe küll, teeb võib-olla maiustusi, aga kindlasti mitte neid maiustusi ja mitte enam samamoodi, on ju. Ja see pole ka enam Eesti ettevõte. No jah. Aga et olude sunnil nii ehk naa ettevõtted peavad uuendama ennast, nagu sinu näide oli, et tegelikult ju turg paneb paika, et nad peavad kogu aeg käima aega kaasas, muidu nad jäävad konkurentsist välja ja ei ole enam edukad. Et nüüd, kui palju selles on teadlikkust, on ju, või kui palju selles on nii-öelda juhtumist, et et keegi tuleb juhtumisi, ma ei tea, kus vannis või duši all siis vahva idee peale, siis viib selle ellu ka, et jälle on mitmeid nii-öelda näiteid ja andmeid saab nii ühte kui teistpidi. Aga nüüd, kui me tuleme samme edasi, et üks on teadlikult, teine on süstemaatiliselt, on ju. Et nii-öelda ei tule sul üks idee, vaid kogu aeg tuleb järjest ideid ja see ei ole ühe inimese peas, vaid võib-olla tuleb, ma ei tea, juhtkonnalt või laiendatud juhtkonnalt või suisa igalt töötajalt või ja see on süstemaatiliselt ka niimoodi, ütleme, esile kutsutud, soodustatud ja siis ka juhitud, et sellest mingit tulemust tuleks. No vot siin minu mulje on, et pigem mitte. Aga siin jälle kuidagi, ma arvan, Eesti ei ole kuidagi halvem, ehk uuringud näitavad, et seda üle maailma ja ka nendes arenenud riikides liiga palju ei ole. On mingid, jah, keda me nimetame innovatsiooni liidriteks, tavapärased Amazonid, Facebookid, Apple'id, Google'id on ju, jah. Aga nüüd tuleme sealt sammu allapoole, nagu nii-öelda, põllu peale, siis ega neid näiteid väga palju ei ole. Ehk siis ei saa kuidagi öelda, et Eesti on halvem kui muu arenenud maailm. Kindlasti ei saa öelda, et on parem, aga ei saa öelda, et kuidagi on halvem. See muidugi tähenda seda, et ei peaks tegelema süstemaatilisemalt ja veel olema innovatiivsem, sest paratamatult isegi väikestel turgudel ühel hetkel tuleb see turu surve ju sisse, eriti see, kui sa siis sellest väikselt turult tahad välja minna, nii-öelda konkureerima siis maailma, siis paraku sa ei saa olla, võib-olla väiksel turul sul on mingid oma eelised, on ajaloolised või mis iganes, suurel turul sul need kaovad ära ja ma vist olen ka päris mitmes kohas öelnud, et vanasti ettevõtted tegid innovatsioonistrateegiaid. Oli tootearendusstrateegia, investeerimisstrateegia, innovatsioonistrateegia, ma ei tea, personalistrateegia, mis iganes, muudkui oli palju strateegiad, siis tänapäeval minu arust on see kuidagi iseendale vasturääkimine. Sest kui innovatsioon ise ei olegi strateegia, ja tänapäeval ongi innovatsioon strateegia, innovatsioon kui võimekus uuendada, on ju. Kui see ei ole, see on nagu, ütleme, ta on strateegiline võimekus ettevõttel midagi ära teha. Näiteks ellu viia tootearendusstrateegia. Aga see ongi, et innovatsioon ei ole mitte strateegia või ta ei ole mingi eesmärk või mingi tulemus. Innovatsioon on võimekus. Nimetame seda kompetentsiks või oskuseks või kelleks iganes. Et siit jälle tuleb, et ma arvan, et millele võiks, ütleme siis tähelepanu pöörata, mis on ka tulemas just eriti, et Amazonidesse sealt poolt on ju, et on tekkinud juba mingisugune arusaam, kuidas sellist organisatsiooni võimekust saab arendada süstemaatiliselt. Ja vot siin, jah, nii Eestis kui ka siis mujal maailmas, kui need tipud välja arvata, veel ei ole ettevõtted liiga kaugel, ütleme nii.
et siin on arenguruumi päris palju. Mis komistuskiviks tavaliselt saab? Mis ta ikka saab, et ega nagu kala hakkab mädanema peast, ehk siis tegelikult ikkagi kõikidest nendest asjadest tuleb ju vaadata juhtkonna poole. Kas need juhtkond on nüüd samad, mis omanikud või seal on erinevus, see on ise küsimus, aga ikkagi nende poole, kes asju otsustavad ja kellel on suutlikkus ka mingeid asju, näiteks protsesse juhtida käima panna ja midagi ära teha. Ehk siis komistuskivi või takistus see algab ja lõpeb juhtimisest ja juhtidest. Okei, no selle juhtimise ja juhtide tasandi juurde me tuleme pärast veel tagasi. Ma küsin ka veel seda, et kas saab kuidagi äriinnovatsiooni üleüldisest innovatsioonist eristada? On tal mingid kindlad omadused? Esiteks innovatsioon, ja seda ütlen mina, seda ütlevad uuringud, on nüüd viimase 20 aasta üks kõige enim kasutatud äri siis ajakirjanduses ja kus iganes ja ka tavapressis termin. Ta on täiesti üle eksploateeritud. Ma kunagi googledasin siis inglise keeles innovation, ma sain vist mingi 190 miljonit vastet 0,1 sekundi jooksul. Mis tähendab seda, et innovatsioon on nii üle kasutatud, et ta on nagu kaotanud oma tähenduse. Ta tähendab kõike, mitte midagi samas. Siis jah, sellest rääkides tegelikult tulebki natukene minna kitsemaks. Et äriinnovatsioon on üks liik. Saame rääkida sotsiaalsest innovatsioonist, saame rääkida tehnoloogia innovatsioonist, ja seda kõike. Ehk siis ja minu teema ei ole tehnoloogia ega sotsiaalinnovatsioon, minu teema on äriinnovatsioon. Ja ma arvan, et ei ole mõtet praegu hakata defineerima midagi, aga jälle ma arvan, üks oluline nüanss selle juures on see, et üks võimalus äriinnovatsiooni niimoodi eristada teistest ja eristada just eriti, ma arvan, sellest tehnoloogia innovatsioonist on öelda, et mida ta ei ole võib-olla. Et ma olen kasutanud seda näidet, et on nagu 3 asja. On leiutamine, tihtipeale öeldakse, et see on innovatsioon. Leiutame mingi uue materjali, uue protsessi, uue tehnoloogia, leiutamine. Ja siis teisel pool, mitte et see on mingist nagu skaala 0-10 või mis iganes, aga nagu see on leiutamine ühel pool, üks äärmus ja teine äärmus on võib-olla tootearendus. Ma ei tea, ettevõte on toodud meil 50 jogurtit ja nüüd siis, ma ei tea, keegi tootearendusjuht ütleb, et nüüd teeme 51. Et võtame maasika ära, paneme virsiku asemele ja võtame suhkrut vähemaks. Ja siis launchitakse 51. jogurt. See ka minu arust ei ole innovatsioon, see on pigem tootearendus. Ja nüüd, kui me mõtleme, et miks seda tehakse, siis leiutamist teadlased teevad sellisest tavaliselt uudishimust. Et midagi uut teada saada, uut luua ja nüüd mitte tingimata, et sealt tuleb tootub mingi kohe nagu raha või kasum või see kõik. Ja nüüd see tootearendus, seal ainuke motivatsioon teha ongi kasumit teenida rohkem. Ja seal selline uudsus või uudisimu pigem mitte. Ja nüüd need 2 asja kokku tuues mulle meeldib endale, ma olen ise läbi selle äriinnovatsiooni endale selleks mõelnud, ongi see, et äriinnovatsioon kombineerib nagu selle leiutamise ja ärilise poole. Ehk siis üks definitsioon, mida mina ei ole välja mõelnud, aga ameeriklased on see, et äriinnovatsioon on kommertsialiseeritud või rahaks pööratud leiutus või leiutis, on ju. Siis commercialized siis invention, on ju, et siis äriinnovatsioonis minu on 2 poolt, on see uudsus ja on soov saada kasumit või see rahaline pool, et mõlemad pooled on esindatud. Ehk siis see tavaline tootearendus ei ole innovatsioon, mis väga tihti tuuakse näiteks. Me tegime 51. jogurti, see oli suur innovatsioon. Minu arust see ei ole. Või et nüüd kuskil laboratooriumis tehti suur, ma ei tea, mis iganes, uus grafiidipõhine materjal, et see on tohutu innovatsioon. Minu arust ei ole. See on leiutamine. Et see äriinnovatsioon on nende 2 asja kombinatsioon. Mind on see selline mõtestatus aidanud. Kui me räägime innovatsioonist ja äriinnovatsioonist, siis ütleme kitsamalt, aga jälle, kui me viime selle pildi laiaks, sotsiaalne, see läheb
läheb hägusemaks oluliselt. No see on tõsi muidugi. Ja no selles mõttes, et see oli ka see, miks ma vestluse alguses ütlesin, et mulle tundub, et innovatsioonist räägitakse kogu aeg ja kõikjal ja nii edasi. Aga Raul, ma küsin sinu käest, et ma lugesin Arhitektuurikeskuse kodulehelt, et teie eesmärgiks on kaasaegse Eesti arhitektuuri ja linnaehituse edendamine ning arendamine. Millist rolli kannab innovatsioon teie igapäevatöös ja selle eesmärgi täitmisel? Ja nagu ma algatuseks ju tegelikult ka ütlesin, et arhitektuurne projekteerimine või üldse siis millegi uue loomine või vanast siis uue tegemine, et projekteerimine ju või siis ei tähenda keskkonna muutmine, tähenda alati uue ehitamist, et tänasel päeval järjest rohkem ka vanale uue funktsiooni või sisu andmine. Et loomuliselt on see iga päev prototüüpimine. Et see protsess ise on selles mõttes, sinna on sisse kirjutatud. Arhitekte õpetatakse ja koolitatakse ikkagi viisil, et hea keskkond on, mida luuakse, on selline, kus on see nii-öelda uuenduskomponent olemas inimesele. Ja kui nüüd vaadata, kus inimene ennast hästi tunneb, et mis on ju üks eeldus või nagu soov selle keskkonna nii-öelda siis muutmisel, siis seal on kaks komponenti, mis on teatud mõttes omavahel vastupidised. Inimesel on sisse programmeeritud vajadus nii-öelda uudsuse järgi. Sellise uudsuse otsimine on inimesele rahuldust tekitav või selle uudsuse leidmine, ütleme siis niimoodi. Ja teiselt poolt turvalisus ehk siis selline tuttavlikkus on samamoodi talle sisse kirjutatud ja need on need kaks komponenti, mille vahel siis tegelikult selle uue keskkonna või selle keskkonna uuendamisel arhitektid balansseerivad, et kui kõik on totaalselt võõras, siis inimene tunneb ennast seal või nii-öelda uus, siis inimene tunneb ennast seal halvasti, see ei ole see koht, see keskkond, mida me tahame siis luua. Teiselt poolt, kui me teeme mingisuguse koopia või me ei suuda seda ühesse hoonesse, seda nii-öelda uudsust piisavalt panna, siis see ei ole tegelikult väärtarhitektuur. Et väärtarhitektuuril on see komponent, et ta on oma ajas kinni. Ehk siis see, mida me täna loome, ei ole see, mida loodi 100 aastat tagasi. Et näiteks Põhja-Ameerika mandri puhul, kus väga palju siiski kasutatakse seda ajaloolise komponendi sissetoomist, nii-öelda siis igasuguseid kriksatrulle ja muid selliseid vormilisi liialdusi. Tänasel päeval me ütleme seda vormilisele liialdusele 100 aastat tagasi oli see täiesti loomuldane, võib-olla 100 aastat tagasi mitte, aga 150 aastat tagasi oli see osa nii-öelda sellisest traditsioonilisest keskkonna loomise viisist. Et tänasel päeval, ütleme, võiks sellise uudsuse komponent on järjest suurenenud, et olla konkurentsis, et luua seda nii-öelda väärtarhitektuuri, siis püütakse seda uuenduslikkust saavutada. Tõsi, põhjus, miks ju tehakse ka selliste olulisemate, suuremate avalikele objektidele, näiteks ju arhitektuurikonkurssi on üks viis, kuidas siis seda keskkonda tihtilugu nii-öelda siis luuakse, uuendatakse läbi konkursside, et saada see parim lahendus, et kindlasti seal on nagu väga oluline ka funktsionaalsusel, aga midagi ei ole teha, selline Guggenheimi efekt, et kõik tahavad saada vau. Et mis ei ole alati isegi põhjendatud, et siin ma pigem isegi kohati tunnen sellist rõõmu, kui nutikalt on midagi tehtud sellisel viisil, et seda ei ole kõik maailma nii-öelda tagurpidi pööratud. Et mulle tundub, et kohati on innovatsioon isegi juba see, et sool on pandud juurde mitte 200%, vaid ainult nagu 51%, et natukene, et seda on nagu doseeritud sellises õiges nii-öelda tundlikus mahus, et ei ole nii-öelda üle võlli keeratud.
Kas sellisesse kategooriasse liigituks ka näiteks Helsingi keskline raamatukogu või seal on asjad üle võlli keeratud? Ei, see alatehtud raamatukogu on selles mõttes suurepärane näide, kus selline nii-öelda see uuenduslikkus, selles mõttes see kontseptsioon ja viis, kuidas see maja tehtud on juba alates kandekonstruktsioonist, kuidas ta nagu üles ehitatud, kuidas see kandekonstruktsioon või kuidas see maja on pandud tööle selle funktsiooni toimimise nimel. Selles mõttes on seal arhitektid teinud suurepärast tööd, et nad on võtnud selle nii-öelda selle idee, mida soovitakse saada. See on see selles mõttes see viis, kuidas lähened, et kas hakata maja ehitama või seda keskkonda muutma niimoodi, lihtsalt panna nii-öelda legod kokku või nii-öelda klotsid kokku, ehitada nii-öelda kuubikud üksteise kõrvale, et tellija ju nii tahtis, et tellija ei oska siin selles mõttes ma ütlen, ei ole võib-olla öelda kunagi õige, aga hea arhitektuur sünnib siis, kui arhitekt suudab anda tellijale rohkem, kui ta küsib. Et selle sama raamatukogu puhul võeti see funktsioon, kuidas linnaväljak maja kasvab kokku, kus kohas ta asub otse Helsingi või riigi parlamendi vastas suure väljaku ääres, kuidas need funktsioonid on sinna majja sisse toodud ja see on laiali jaotatud ja seal maja sees on sisuliselt suur väljak tehtud. Selles mõttes see, kuidas gravitatsioon on seal majas ületatud, müts maha kõigile nendele osapooltele, kes seda on kavandanud ja ehitusel on ka ju olnud osa Eesti materjale, puitu on seal päris palju, Eesti puitu on kasutatud, et tegelikult on see isegi selline väga, väga uuenduslik maja on ka ehitajale väljakutse, materjali tarnijatele väljakutse. Et sellist, müts maha, et soomlased oma 100. juubeliks sellise vägeva objekti püsti panid. No kui anda hinnanguid Eesti arhitektidele või nende nagu lahendustele, et kui altid nad on uuendusmeelsete lahendustega välja tulema, kui palju pingutatakse üle, kui palju tullakse välja selliste lahendustega, nagu see Helsingi raamatukogu on? Kui arhitektile anda aega, mida tihti vist ei ole? See kahjuks niimoodi kipub olema, et tahetakse saada eile valmis. Ja me oleme kahjuks ka veel situatsioonis, kus sellises kavandamise protsessi ei olda valmis liiga palju panustama. Et maju ju ehitavad ehitajad, maju teevad ju ehitajad, mitte arhitektid, et kui vaadata kas või uudiseid, kus iganes tavalises tele- või raadiosaates, siis arhitekti mainitakse oluliselt vähematel juhtudel kui ehitajad. No ühes lauses võib-olla. No selles mõttes, et tihti lugu on see, et maja ehitas see ja see ehitusfirma. Aga on ka üks lause juures, et ta projekteeris või nagu arhitektuuri. Ja selle kavandas see ja see arhitektuuribüroo, et see tihti lugu on jäänud tahaplaanile, et jah, et ühesõnaga, aga selle taust on ikkagi natuke see, et see nii-öelda see intellektuaalne panus või see nii-öelda mõtlemise teekond sellisele lahendusele võiks olla rohkem väärtustatud, sest see on see koht, kus see tegelikult see lisaväärtus luuakse. Ehitaja peab tegema ja oma tööd korrektselt ja ehitama nii, nagu see on kavandatud aga kui me räägime ehitussektorist tervikuna, mis on päris suur ju tegelikult Eesti SKP-st, siis innovatsioon selles tuleb projekteerimisest. Ja arhitektuuri valdkond on tegelikult ehitussektori innovatsioonimootor, et see, mis on paberile pandud, see, mis on kavandatud, seal saab juhtuda innovatsioon. Platsil muidugi saab protsessi optimeerida, aga see on, mulle tundub, et siin pigem on see selline tootearenduse siis kategoorias, et innovatsiooni selles mõttes seal on palju keerulisem ellu viia. Et kui me räägime sellest ehitatud keskkonnast, siis ehitatud keskkonna innovatsioonimootor on arhitektuurne projekt ja projekteerimine ja eesotsas arhitektuurse projekteerimisega. Loomulikult seal on ka palju selliseid insenertehnoloogilisi teemasid, eriti tänapäeval, kus peaks olema
või noh, kus me peame suutma palju suuremat energia otstarbekat kasutamist saavutada ja ökoloogilise jalajälje vähendamise ja nii edasi, et seal selles mõttes on sellel intellektuaalsel poolel ehk sellel, mis toimub peas, mis toimub hiljem paberil, sellel väga oluline roll. Ja siin kindlasti on meil ikkagi väga suur arengu tee veel käia, et arhitekt on valmis seda tegema ja on ju teinud ka, et selles mõttes meil on ju tegelikult ka sellises nii arhitektuurselt kui ka tehnoloogiliselt selliseid säravaid objekte, mastaap võib-olla sinna selle Helsingi raamatukogu ei kannast, aga minu jaoks näiteks ikkagi väga suurepärane näide, kuidas on lahendatud väga eriliselt mõni objekt on näiteks Tartu Ülikooli Narva kolledž, mis on siis tehtud kavakava arhitektide poolt, kuidas siis vana Raekojale platsile on tehtud uus õppehoone. On flirditud vanaga ja on loodud täiesti uus keskkond. Seal on nii ehituskvaliteedi selline head näidet kui ka sellist funktsionaalset väga hästi läbimõeldud ja samamoodi see objekt on algosadeks lahti võetud ja siis kokku pandud ja saadud võib-olla hoopis mingisugune teine tulemus, mis täidab väga hästi funktsionaalselt oma ülesannet. Okei, no väga hea. Mart, enne ma küsisin, et mis saavad ettevõtetel takistuseks innovatsiooni või sükeste uuenduste elluviimisel ja sa tõid peamise asjana välja juhtimise või nagu juhtide tasandi, aga ma küsiks, et kes üldse peaks ühes ettevõttes või organisatsioonis innovatsiooni ees vedama? Tippjuht, raudselt. Siin ei ole tänapäeval ei ole mingit kahtlust enam. Et ikkagi tippjuht. Loomulikult tippjuht, mida suurem on ettevõte, seda vähem ta ju tegelikult käed mullas teeb, et võib-olla väikses Siim, Susi ja koer on ja seal ta teeb kõike, aga siis natukenegi ettevõtte kasvades ta ju tegelikult ise enam asju ei tee, aga eestveda innovatsiooni liidri roll, see ei ole delegeeritav tippjuhilt, mitte kuidagi. Isegi kui on tippjuhtkonnas võib-olla innovatsioonijuht lisaks, siis ikkagi see nagu liidriroll peab suuresti olema tippjuhi käes. Aga mis roll on näiteks töötajatel? Kui suur nende roll on? Või ka, ütleme, ettevõtte klientidel? Praegune, ütleme siis, innovatsiooni juhtimise valdkond on hakanud, ta hakkas juba, ütleme, seal 80-ndatel minema, aga veel 80-ndatel, 90-ndatel, 2000-nda alguses oli ikkagi mõiste siis corporate entrepreneurship või et teil nagu korporatiivne ettevõtlikkus oli see, mis innovatsiooni teostas ja sellele üldiselt mõeldi, et jah, tippjuhtkond mõtleb midagi välja, teeb mingi uuendusmeelse, kas siis ostab ära startupi, reorganiseerib, teeb spin-off ja nii edasi, ütleme selline ülevalt alla lähenemine oli hästi valdav. Nüüd alates 80-ndatest, aga just 2000-ndas ja eriti 2010-ndast edasi on aru saadud, et niimoodi enam ei saa. Sest ülevalt alla innovatsiooni juhti saab siis, kui juhtidel on vastused. Nad teavad, seda tuleb teha sellisel viisil ja siis teevad plaani ja siis töötajad viivad plaani ellu. Kui me räägime nüüd innovatsioonist kaasajal, siis nii see kuidagi ei toimi. Innovatsioon ikkagi saab alguse turult ja see, mis ettevõte teeb, peab vastama sellele, mida turg ootab ja tahab. Ehk et kõigepealt tekib siis mingisugune nõudlus. Jah, just, ja kes selle turuga kokku puutuvad, kes sealt signaalid ära toovad, on ikkagi tegelikult ju töötajad. Mitte küll kõik töötajad võib-olla liini taga, mitte need, aga need, kes klientidega suhtlevad igapäevaselt. Müügiinimesed, turundusinimesed, ostuinimesed, juhid, müügijuhid on ju kõik need. Et sealt tulevad need signaalid ja sealt tulevad need ideed. Ja nüüd ongi pigem hakatud niimoodi lähenema, et see on alt üles
ja inglise keele nimetus on seal intrapreneurship, nagu intracorporate entrepreneurship ehk siis ettevõttes toimuv ettevõtlus, ettevõtte sees toimuv ettevõtlus, mis on siis tegelikult töötajate ettevõtlik käitumine, mis ongi nii-öelda alt üles siis. Ja siis tippjuhtkonna roll on selle võrra muutunud, et nemad ei pea olema need nii-öelda taganttõukajad, ütlejad, mis nüüd tuleb teha ja seda kõik, nad on pigem soodustajad, keskkonnaloojad, liidrid on ja mingid strateegilised visionäärid, aga nii see initsiatiiv kui selle elluviimine, seda ju oodatakse nüüd töötajatelt. Nüüd jah, millistelt töötajatelt? Ja siin on, kusjuures markantsena tuleb esile keskastme juhtide olulisus. Keskastme juhid, ja ma räägin siis ikkagi keskmise suurusega ettevõttest, mitte nagu tohutu suurest konglomeraadist ega päris sellist Siim ja pojad on ja. Et seal keskastme juhtidel on selline unikaalne roll, kuna nemad tajuvad sellist, ütleme, ettevõtte suuremaid prioriteete, strateegiaid, mis tuleb tippjuhtkonnas ülevalt. Ja nemad siis samamoodi tajuvad alt tulevaid neid signaale. Nad võib-olla ise suhtlevad klientidega igapäevaselt turuga üldiselt nii edasi. See on see kokkupuutepunkt, kus ettevõtte strateegia ja siis see turunõudus saab kokku. Ja et nemad tegelikult on olulised nii selle nende innovatsiooni ideede üleskorjamisel. Neil on ka väike eelarve niikuinii on ja mingid osakonnad, nad saavad midagi seal teha, need prototüüpida, neid asju on ju, neil on mingi vabadus ikkagi, neil on mingi inimressurss, rahaline ressurss ja siis neid vahendada üles, tuues lauale võib-olla juhatuse koosolek, selline asi tundub, et on perspektiivikas, mida arvata on ju. Et nemad on siis unikaalses positsioonis ja tundub, et selliste innovatsioonimootoritena esile kerkinud. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et ülevalt alla lähenemine on asendatud alt ülesse lähenemisena ja selle keskastme juht on esile kerkinud kui innovatsiooni teostaja, ja tema on ju töötaja. Ta ei ole küll reaaltöötaja, aga ta on tegelikult ikkagi töötaja. Ja siin tulles nüüd juhtimisstiilina ongi, kuidas sa siis neid siis juhid on ju. No see oleks mu järgmine küsimus, et kuidas siis nagu tuua seda uuenduslikust töötajates välja või seda intrapreneurshipi? Ise olles täna igapäevaselt siis arhitektuurikeskuse juhina selline väike organisatsioon, 8 inimest meid kokku on. Et see on samamoodi ju oluline, mitte ainult suures ettevõttes ja väikses ettevõttes ikkagi või organisatsioonis on samamoodi see otseselt ikkagi seotud selle õhkkonnaga, mida siis organisatsiooni juht loob. Et kas et seda võiks nagu läheneda niimoodi, et kas ollakse nii-öelda mugavustsoonis ja tehakse asju nagu pidevalt nii, nagu on tehtud, et ja kui nad hästi toimivad ja need asjad, mis hästi toimuvad, on ju hea, kui need niimoodi ju edasi tehakse, et hullem versioon sellest innovatsioonist on ju see, kus tehakse innoveeritakse nii-öelda asju halvemaks, ütleme niimoodi. Et ei ole ka ju see tegelikult päris nii-öelda võõras või, aga just, et selles mõttes siuke tagurpidi innovatsioon, aga ütleme selles mõttes jah, sellise positiivse energia või positiivse sellise mugavustsoonis mitte olemise või mugavustsoonist väljaastumise nii-öelda soodustamine organisatsioonis töötavate inimeste jaoks on see samamoodi nii suures kui ka väikses organisatsioonis täpselt oluline, et sa pidevalt või selles mõttes annad inimestele võimalusi ja inspireerid neid siis hoidma silmad kõrvad lahti ja tulema välja uute asjadega, mis täidaks seda organisatsiooni eesmärki, missiooni paremini. Aga kuidas sina siis oma kolleege sellest mugavustsoonist välja tood või tõukad või lükkad? Jaa, ma hiljuti avastasin, et meie sellised suuremad innovatsioonid on juhtunud või kus, need on natuke, see on nagu selline ikkagi veini tegemine, et see natuke vajab küpsemist. No, ma mõtlesin, et sa ütled, et kogemata, et siuke trial and error. Ütleme, et kõigepealt on see, ma ütleks, kõigepealt komponent on see, et on vaja natuke aega. Aga teine on muidugi ja selles mõttes, et töötajad ei saa olla ka nii-öelda ära
nagu hirmutatud või nii-öelda töökoormused nii-öelda ära tapetud selle all, et neil peab jääma sellist nagu hingamise hetk, et kui on nagu selline mingisugune väga intensiivne periood, siis ei saa, siis ei juhtu nagu, siis on vaja nagu tegeleda nagu mingi actioniga. Aga sellele actionile on vaja nagu, või ma olen nagu täheldanud või nii-öelda on sellist nagu hingamisaega ja me oleme teinud selliseid meeskonnaga selliseid väljasõite, selliseid, kusjuures ma olen isegi täheldanud, et me oleme teinud viisil, kus me ei ole nii-öelda 2 päeva, nüüd kui me oleme 2 päevaks välja sõitnud, me ei ole 2 päeva nagu intensiivselt istunud ja arutanud pingeliselt nagu mingisugust sihukest mingit ühte teemat, et mida me siis välja mõtleme, või me olemegi andnud nagu sellist, kuidas öelda, sellist mõtete laagerdamise aega ja siis selles mõttes need mõtted ju inimeste peas on olemas. Ja siis need tegelikult need sähvakad tulevad ja nagu mida siis nagu nii-öelda ette võtta või mis on need siis nagu nii-öelda uued sammud, et me sisuliselt viimased uued sammud, mida me oleme teinud või mida võiks siis siiski nagu nimetada meie jaoks selles mõttes innovatsiooniks, et me oleme mingisuguse uue tegevusega, teenusega välja tulnud. Et need on sündinud sellise väikse laagerdamisega, väikse sellise nii-öelda igapäevasest elust kõrvale tõmbamisega ja mitte nii-öelda surumisega, vaid anda inimestele võimaluse see nagu efekt ise ka ju mõtled ju mingisuguse asja üle pingsalt ja siis tegelikult tihtilugu see lahendus või see asi tuleb hoopis mingisugusel hetkel, kui sa oled selle tähelepanu hoopis kuskile mujale viinud ja et selline teatud tähelepanu hajumine on isegi mõneti nagu nii-öelda kasulik, sealt võib-olla tulevad sellised ootamatud uued huvitavad mõtted. Ma olen väga nõus, mis tuleb välja, uuringud näitavad, et efektiivsus tapab innovatsiooni. See on nagu päevaselge. Et üliefektiivselt tegutsev organisatsioon ei innoveeri. Siin võib vastu öelda, et ega Amazon ei ole ju ebaefektiivselt tegutsev organisatsioon. Ei ole muidugi, aga lihtsalt osad temast tegutsevad üliefektiivselt, osad jälle vastupidi selles mõttes väga ebaefektiivselt. Nad testivad päevas 10 prototüüpe, nendest mõni päev 10 ei õnnestu ja siis teevad järgmine päev uuesti, nagu tohutu raiskamine toimub. Ehk siis efektiivsus tapab innovatsiooni ja ma olen ka väga nõus, et tuleb anda aega sellist nii-öelda mõtteruumi, mõtteavarust. Ma olen ise ka innovatsiooni coachina nii-öelda kaasas olnud nüüd, nimetame seda moderaatoriks või coachiks siis sellistel nii-öelda väljasõitudel ja muud laadi on need ajurünnakud, seminarid, töötoad, mis iganes vormis ettevõtted need siis teevad. Aga just väljasõit on selles mõttes õige, et seal see nii-öelda surve, igapäevane surve, seda on võimalik nii-öelda allapoole tõmmata, et kui see on võib-olla ettevõtte tavapärases konverentsisaalis on ju või koosolekuruumis, teeme kella 2-4, teeme siis innovatsiooni, ei ole päris see on ju. Ja siis, et jälle, et kuidas juhtida seda, siis samamoodi on innovatsiooni juhtimine seotud, kuidas siis need juhid peavad seda juhtima, on ju. Selles mõttes, et traditsioonil juhtimine, nimetame seda traditsiooniliseks, on hierarhiline, juhid annavad käsud kätte, ütlevad, nii tuleb teha, ja siis mees või siis naine kaevabki seda kraavi järgmised 20 meetrit, on ju, täpselt poolemeetrise sügavusega ja meetris laiusega ja nii ongi, on ju kõik. Ja seda saab teha, kui juhil on vastused olemas. Juht teab, kuidas seda teha. Innovatsioonis ju vastuseid ei ole ja veel kõige vähem on juhil neid, on ju, sest tema puutub turu kõige vähem kokku, on ju, et kuidas siis juhtida. Neid inimesi, kellel siis võib-olla vastused on ju, et siis ongi, et juhtimine läbi mitte vastuste, vaid läbi küsimuste. Et juht tegelikult, juhtis innovatsiooni peab muutuma selles mõttes innovatsiooni coachiks või üldse, ütleme, rakendame seda coachivat juhtimisstiili, et ta juhib läbi küsimuste. Inimene tuleb tema juurde ideega, et tema küsimus ei ole mitte see, et see on hea idee või halb idee. Tal puudub tegelikult tavaliselt informatsioon, mille alusel isegi head või halba sinna märki külge panna. Ta küsib, et kus see idee tuli? Kuidas sa selle peale tuled? Kui ta siis veendub, et see võib olla tõesti nii-öelda make sense on ja kuidas sellega edasi minna. Sisuliselt mitte, ta ei anna vastuseid, ta küsib küsimusi. Ja nüüd inimeste, nagu ma rääkisin keskastme juhti tihtipeale, aga ka teiste töötajate ülesanne tegelikult siis nendele küsimustele vastused nii-öelda majja tuua.
ehk siis innovatsiooni juhtimine toimubki läbi coachiva juhtimisstiili, mis siis väga laias laastus tähendab läbi küsimuste küsimise, mitte vastuste andmise. Ja siis töötajad, need, keda juhitakse, need peavad siis need vastused koju tooma. Ma siin väikese organisatsiooni praktikuna lisaks võib-olla ühe mõtte juurde, kuhu ma ise olen jõudnud selle enda tegevuse nii-öelda analüüsiga ja vaadanud tänasel päeval natukene seesama uuendus või selline siis juhtimine algab ju sellest, kuidas organisatsiooni üldse tervikuna käsitletakse, milline on see nii-öelda juhtimismudel, et ka klassikaline juhtimismudel on väga tihtilugu kujundatakse nii-öelda püramidaalselt, et kuskil tipus on juhtkond, kes justkui peaks teadma vastuseid, tänasel päeval tegelikult ju ei tea, ja siis all on see nii-öelda töötajaskond, et kuidagi juhuslikult või teadliku tegevuse tagajärg ma ise enda jaoks olen kujundanud sellise vastupidise mudeli, et tegelikult ei ole püramiid mitte, et kui püramiidist rääkida, siis mitte püramiid all, vaid nii-öelda siis koonuseliselt kokku siis tuleb püramiid, vaid pigem võiks sellele läheneda juhtimisele kui sellise õunapuu mudelile, kus esiteks organisatsioon ei ole selline, või organisatsioon on elav objekt, et selles mõttes selline õunapuu mudel sobib seda paremini kirjeldama. Organisatsiooni tänasel päeval mulle tundub, et organisatsioonide kõige, muidugi sõltub organisatsioonist, Coca-Cola ilmselt erinev, aga kõige väga oluline komponent on inimesed, kes organisatsioonis töötab, ehk siis tegelikult kõige suurem väärtus on nagu inimesed, need viljad tegelikult õunapuul, nagu need tegelikult, mis annavad selle organisatsioonile väärtuse kliendi jaoks ja juht ei ole selles mõttes midagi üleval, vaid vastupidi, juht on nagu nii-öelda tüvi, mis hoiab neid hooksi ja harusid püsti. Et selles mõttes ja võimaldab tegelikult siis maapinnast tuleval siis toitainetel ja siis jõuda sinna nii-öelda tippu, et kui seda nagu niimoodi läheneda, et see inimene, kes organisatsioonis töötab, on tegelikult selle organisatsiooni üks kõige suuremaid väärtusi, et siis võib-olla annab ka sellist nagu loomuldast sellist ruumi sellele mõttele ja sellise uuenduslikkusele, loomuldasele uuenduslikkusele, mis võiks olla selles mõttes ju organisatsiooni loomulik nagu hapnik inimesele, nagu ikka igapäevane viis, kuidas nagu toimetada, et see ei ole midagi selles mõttes erilist. Okei, aga Raul, ma küsin seda, et kui palju sina, kas siis teadlikult või mitte niivõrd teadlikult sükest nagu coachivat juhtimisstiili just nagu läbi küsimuste juhtimist rakendad? Jah, enda kirjeldamiseks ma jään vastuse võlgu, ma ennast on selles mõttes... Ühesõnaga, pole teadvustanud seda? Jah, ma pean tunnistama, et ma olen selles mõttes ise hakanud juhtuma. Et arhitektuuri valdkonnas on üsna palju tegelikult meiesuguseid organisatsioonid on väiksed ja sellist väga teadlikku juhtimisoskust seda omandada, pigem ongi seda elu ise õpetanud. See muide üks ka põhjus, miks me tegelikult ju siin koos EBS-iga seda juhtimisprogrammi oleme nii-öelda alustanud ja inspireerinud, et tuua seda sellist teadlikku tegevust rohkem siia juurde. Aga jah, ma arvan, et pigem ma harrastan sellist läbi sellist coachiva või läbi küsimuste või läbi suunamise, sellist pehme suunamise sihukest coachivat stiili. Ja ma pigem arvan, et see on arhitektuuri valdkonnas ikkagi pigem ongi tavaline, et arhitektid büroos, Eesti bürood on tegelikult väiksed, statistika järgi keskmine büroo suurus on paar inimest, tegelikkuses on nagu sellised suured bürood on juba selline 15-20 nagu megabüroo on ju veel nagu sealt edasi nagu 30-40 inimest. Aga valdavalt
arhitektid on ju ikkagi kõik väga loomingulised inimesed ja neid ei saa kogu seda protsessi, ja see protsess ise on ka, nagu ma ütlesin, iga kord on prototüüpimine, et seda ei saagi väga, selliselt, see ei ole selles mõttes võrreldav kraavi kaevamisega, et me ei saa seda oma valdkonda üldse niimoodi teha, et see on meie valdkonnast tulenevalt juba sisse ehitatud, et me peame andma hingamisruumi ja peame väga palju usaldama neid inimesi ja lubama neil seda näidata initsiatiivi ja pigem nagu soodustama just, mis on selle ju osa sellest coachivast juhtimisest, nendel uuendustel juhtuma. Okei. Tahad sa midagi lisada? No, mul on ka ju viimased 10 aastat ma olen, õppejõuna siis ja coachina tegutsenud, aga ennem seda 20 aastat juhtisin. Ja siis viimased 10 aastat ma olin rahvusvahelises korporatsioonis, kus peakorter oli Oslos, aga minu alla kuulusid siis Soome, Eesti, Läti, Leedu ettevõtted. No siis äriarendus siis Kesk- ja Ida-Euroopas ka, aga ja ennem kui ma siis coachiks õppisin, ega ma sellist coachingut või coachivat juhtimisstiili ju terminina ei teadnud üldse, aga siis, kui siin pea 10 aastat tagasi selle teemaga hakkasin tegelema, siis sain aru, et oi, tegelikult ma olen 10 aastat ennem rakendanud coachivat juhtimisstiili, aga mitte sellepärast, et ma teadsin või arvasin, et see on kuidagi hea, ma lihtsalt ei saanud teistmoodi tegutseda. Sest kui ma nagu Eesti turul veel istudes üks korrus üleval pool või tegelikult tihtipeale üks korrus allpool oma Eesti tiimi on ju, sain miskit moodi aru, millega nad tegelesid. Vähemalt mul oli see võimalus on ju minna ja küsida ja igapäevaselt võib-olla saada, siis Vilniuse, Riia ja Helsingi kontoritega absoluutselt mitte. Seal ma käisin igas riigis kord kuus, mõnikord 2 korda kuus, aga mitte rohkem. Ehk siis sellist nagu igapäevast, mul ei olnud kuidagi võimalik öelda, et nüüd tee homme seda, on ju. Et tegelikult mina juhtisingi nende kontorite juhte ja ega mul muud valikut ei olnud läbi küsimuste, et mis sa nüüd teed, mis paneb sind nii tegema, mis põhjusel sa arvad sedasi, mis põhjusel sa selle ettepanekut teed, kuhu see võiks meid viia, ja kõik seda tegelikult läbi küsimuste on ju. Sest vastuseid mul ei olnud. Ja siis arutelu käigus jõudsimegi mõistlike lahendusteni, mis siis viidi ellu selle koha peal on ju. Ehk siis mulle tuli selline coachiv juhtimisstiil täitsa juhuslikult, alles tagantjärgi hakkasin aru saama, et ma nii tegutsesin, aga mul ei olnud ka valikut. Aga jälle, Raul, ega sul ka valikut ei ole. Just tegelikult sellised nagu loome- või teadmuspõhistes organisatsioonides valikut ei olegi. Need ei saagi juhtida nende püramiidi, ongi võimatu. Ja seal ega juhid ei teadvusta seda, aga lihtsalt nad on sunnitud seda tegema. Ja mõni teeb seda siis paremini, mõni teeb halvemini. Muidugi on jälle seal ka vist see, et kui juht on ka väga hea spetsialist omal alal on, siis tekib väike selline konflikt, et ta võib-olla teab paremini vastuseid kui töötajad on ju. Ja siis hakkab õpetama. Jah, et mis hetkel ta siis õpetab, mis hetkel ta tõmbub tagasi ja annab siis võib-olla noorematele üle, aga see on juba selline taktika küsimus on ju. Okei. No Raul, aga ma küsiks seda küll, et kui palju Arhitektuurikeskus tegeleb Eesti arhitektuuribüroode juhtimispädevuste arendamisega? Jah, me oleme arhitektuuribüroode ärivõimekust ju aastast 2010 ju tegelikult teadlikult aidanud siis tõsta, et esialgu ise aru saada ja teadvustada seda, et kuidas siis lood on, et võib-olla markantsem näide sellest on see, et praktika on ikkagi nagu hetkel ikkagi selline ju, et statistika järgi, nagu ma ütlesin, 2 on keskmine arhitektuuribüroo suurus, seal on palju ka selliseid nii-öelda sisuliselt ühe mehe ettevõtteid, mis löövad selle suure numbri alla. Aga selle ikkagi sisu ja taust on sellel see, et väga paljud teevad seda tööd elustiilina, et see ei ole äri. Ja me tegime aastaid tagasi esimese sellise suurema teadliku kokku pandud koolitusprogrammi, arhitektuuri trampliin ja ma läbisin ise ka selle, kuigi olin siis juba arhitektuurikeskuse juht, aga võtsin ka ise siis nii-öelda koolitatavana osa sellest, et saada siis teadlikumaks rohkem juhtimisest ja see oli mõeldud büroodele, nii-öelda kogu tiimile või omanikele, kes tihtilugu ongi juht ja omanik arhitektuuribüroodel ikkagi
väga paljudel juhtudel kattuvad. Et juhtus nii, et ma jäin oma ettevõtte partnerist ilma, kes läbis arhitektuuri ärivõimekuse koolituse ja sai aru, et see ei ole väga perspektiivikas ärivaldkond ja otsustus hakata tegema mööblit. Et väga head mööblit teeb, aga ma jäin büroos partnerina üksinda, nii et jaa, et selles mõttes see see on ka oluline, tema enda isiku... Ja, ei, selles mõttes väga okei valik ja selles mõttes on väga nagu selge valik ja see lihtsalt nagu iseloomustabki tegelikult selle valdkonna nagu keerukust, et teha valikuid nii-öelda selle elustiili ja ettevõtluse vahel ja tihtilugu on ka eriti selle ettevõtlusega seotud see, et kui sa tahad olla efektiivne majanduslikult ja tulemuslik, siis tihtilugu on see vastuolus sellise hea arhitektuuri ja hea keskkonna loomisega, sellepärast et selleks, et teha head keskkonda, head arhitektuuri, sul on vaja ühest objektist teha 10 prototüüpi. Et 10 maketti võib-olla 10 korda peas läbi mõelda, võib-olla või isegi veel rohkem, et tellijale võib ju ka teise variandi pakkuda. Et see on natuke selles mõttes, ütleme ausalt, ikkagi südametunnistuse küsimus, et mitu varianti sa läbi töötad, enne kui sa selle ega need head keskkonnad ja objektid, andekaar arhitektid või need nii-öelda suured bürood, mis teevad sihukesi Bjerke Engels või mida me iganes siin nagu väga nagu laiemalt tuntud nimed, kes teevad selliseid nii-öelda staararhitektidega, nende taga on ju ikkagi väga suur higi ja vaev nagu. Et see võib tunduda, et see on mängleva kerglusega. Nii et siin on natuke meie valdkonnas on selline see tasakaal selle loome, selle innovatsioonile või uuendusele siis pühendumisele iga kord seda prototüüpimist hingega võtta ja teha parim lahendus ja siis lõpetada see õigel hetkel ära, kus on siis optimaalne tulemus saavutatud ja noh, et seal on selles mõttes see valdkond on keeruline. Aga jah, äri ja siis ka sellest tulenevalt siis nagu ekspordi võimekust me oleme siis EAS-i toel juba tegelikult nüüd juba üle 10 aasta püüdnud ettevõtetel toetada ja noh, Eestis on selliseid noh, küll ütleme sellise võib-olla 1 või 2 käe näppude peal loetud büroosid, kes on võimelised ja kes teevad siis eksporti ja on võimelised ka väljaspoole Eestit häid adekvaatseid lahendusi pakkuma. No mul mõned küsimused veel on, enne kui siin lõpuosa juurde saame jõuda, aga üks asi, mis ma ikkagi nagu ära küsin, et noh, viimasel ajal on nagu kuidagi sümptomaatiliseks muutunud, et avalikkus hakkab hästi kiiresti mingisugustele lahendustele nagu hinnanguid andma, et kas ja kui palju on reaalselt halbu ideid või halbu uuendusi, halba innovatsiooni Eesti arhitektuuris? Ma ei arva, et see sõna halb oleks kõige parem. Ja, et halb oleks korrektne kasutada. et pigem ma arvan, et on küsimus toorus, et kas asjad on toored või mitte. Et ja innovatsiooniga on ka tegelikult ju või sellise uuendusega on ju oluline mitte karta läbi kukkuda. Ja pigem on nagu probleem selles, et meil on seda ühiskonnas seda hirmu ja läbikukkumise stigmatiseerimist. Me võrreldes sellega, noh, mis oli siis nii-öelda noore vabariigi ajal, kus noh, igasugust jama tehti, aga sellest ei juhtunud nii suurt jama. Et selles mõttes jah, on pigem ma ütleks seda, et sellist aktsepteerimist, et asjad mõnikord lähevadki pahasti, et ei lähe nii nagu planeeritud, see on osa tegelikult uuenduslikkuse paratamatult, et mitte karta eksida. Et ja seda noh, lihtsalt küsimus on, kus sa seda teed, et noh, kui sa arhitektuuri ja maja ja keskkonda siis uuendad, et noh, selles mõttes sa ei saa seda teha pealinna keskväljakul või väga olulistes objektkohtades, et sellepärast ka tehakse arhitektuuri konkursse, et seal on nagu mängitakse need stsenaariumid läbi erinevate lahendustega.
aga kuskil on kindlasti see eksimisruum palju suurem ja paber ja eriti paber, no keskkonna projekteerimises paber või selle uue keskkonna loomisel jälle esialgu tehakse ju kõik paberil läbi. Tänasel päeval on olemas ka virtuaalsed kujutlusvõimalused, et ei pea kohe betooni valama, et selles mõttes paberil läbi mängime panustamine sellesse siis nii-öelda intellektuaalsesse protsessi ja seal vigade tegemine, et läbi mängimine, ma arvan, see on täiesti okei, et füüsilises keskkonnas jah, muidugi objekt on ehitatud ja seda enam nagu ei lammuta, et või see on väga, väga valuline, et selles mõttes on see ehitamine jah, selline väga tugeva nii-öelda jalajäljega, et mõneti ilmselt ma teenin võib-olla pole isegi võimalik võrrelda, et näiteks kas teinekord maja ehitamine on ja püstitamine on palju pikaajalisem kui ühe puu kasvamine, et selles mõttes, et kui me kaitseme sellist keskkonda, nii-öelda looduskeskkonda, siis jah, me kaitseme ka läbi muinsuskaitsele nii-öelda seda ehitatud keskkonda, aga selles mõttes on sellise nii-öelda läbi mõtestatud siis keskkonnauuendus ja paberi peal nagu hästi nagu olulise tähtsusega, et ma usun, sellel on, muidugi ma olen arhitekt, arusaadavalt hindan seda kõrgelt, aga sellel on meie igapäevasele tegevusele väga-väga suur mõju. See on meie nii-öelda konkurentsivõimeline riigi tervikuna kui organisatsioonile kui ka linnale väga suur mõju, et seda ei ole nagu võimalik alahinnata praktikas. No üks selline arhitektuurilahendus, mis siin ütleme viimasel aastal on palju kirgi kütnud, on see arhitektibüroo Künnapuu ja Padrik pakutud lahendus Stockmanni vastashoonele. Et Mart, ma küsin sinult, et mida on seda liiki innovatsiooni juhtimisel valesti tehtud, kui sellised projektid juba nagu enne valmimist tohutu avalikkuse surve alla satuvad? No ütleme, see läheb pisut kaugemale minu sellisest erialast innovatsiooni juhtimine, sest siin on ikkagi avalik arvamus ülisuure osakaaluga demokraatlikus riigis ja avalikkuse surved ja kõik need asjad on ju, et nendele läheneda innovatsiooni juhtimise, just eriti äriinnovatsiooni juhtimise tööriistakastiga ei ole kohane. Nüüd avalikkuse poolt sellised kõvad valjud, hõiked või kriisked, jah, nad leiavad kõlapinda, eriti kui meedia neid võimendab, aga jälle lähme natukene aasta tagasi. Eiffeli torn. Ennem kui see valmis, kogu nii-öelda aguli seltskond Pariisis, aga eriti veel kogu Pariisi haritlaskond olid tagajalgadel. Pole hullemat asja. Täiesti õudne. Ja siis time will tell on ju. No nüüd on Pariisi sümbol või terve Prantsusmaa sümbol. Ja just, ja täpselt, küsi nüüd on ju. Või eksport ja nii edasi kõik, et sellised võib-olla ei ole vaja kohe esimesest kriiskamisest või emotsionaalsest meeleolust ennast niimoodi häirida lasta. Araabia vanasõna on ju, et kui koerad auguvad, karavan läheb edasi. Jälle loomulikult, kas see karavan läheb õiges suunas ja kas ta on õige suurusega ja kaamlid on toidetud ja see kõik loomulikult, aga ma arvangi, et selline asjade settida laskmine, läbimõtlemine, rohkem diskuteerivad osapooli, jah, diskussioonis sünnib ju tõde. Aga jälle, mul on endal tunne, et just sellises arhitektuuris või seal see tõde sünnib pigem hiljem kui varem. Pigem on see, et esimene emotsioon inimene vaatab, oi kui kole, kui on püsti. Aasta pärast kuidagi juba harjub ära ja siis 5 aasta pärast, oi,
nagu teistmoodi nagu ei saakski. Igapäevaelu osaks on juba see. Ja võib-olla see arhitekt nägi seda 5 aastat ette oma vaimusilmas. Ja lihtsalt nendel inimestel, kellel ei ole seda antud võib-olla seda vaimusilma 5 aastat niimoodi ette näha ja kõike seda sobitumist sellega, neil võtabki harjumiseks aega. Oma valdkonnast ma võin tuua selle iPhone'i. Nokia ütles, kes ometi hakkab selle ekraani peal näpuga midagi vedama. Sest Nokial oli valmis ju prototüüp. Nimetame seda iPhone'i prototüübiks, aga selline, ütleme, ekraani peal, et nuppe enam polnud vaja. Aga kes hakkab näpuga seal ekraani peal midagi tõmbama, et unusta ära. Et ei ole kõigil antud seda ettenägelikkust. Ja Jobs siis oma geniaalsuses tegi ära. Ja siis kui tuligi, siis nagu meil kõigil on nüüd sellised nüüd on väga palju intuitiivseid ekraane, eks ole. Ehk siis, aga jälle on palju ka läbikukkumist. Ei saa öelda alati, et kellelgi oli vaimusilmas midagi, et nüüd see on profet, et kõik teised olgu vait, et ootame 5 aastat ära ja äkki lähebki nii, aga äkki ei lähe, on ju. Ehk siis siin ei ole, ma arvan, sellist retsepti. Et siin mõned asjad kukuvad hästi välja, mõned asjad ei kuku nii hästi välja. Aga ma arvan, hullem on öelda, et üldse midagi välja kukuks, et siis me elaksimegi sajanditagustes hoonetes ja midagi ei muutuks. Et tuleb anda innovatsioonile võimalus. Nüüd on see küsimus, et kuidas me seda siis võimalust ikkagi kitsendame, et oleks avalik huvi, keskkonna huvi on ju ja nii edasi kõik siia. See on selles mõttes ilmselt selline pendli teine äärmus, et mitte ju väga ammu tagasi oli ikkagi projekteerimine, planeerimine oli nagu 100% arhitektide, spetsialistide pärusmaa. Et arhitekt teadis vastuseid, nagu juht teadis, kuidas organisatsiooni juhtida. Et selles mõttes võib-olla ma ei tea, kas me oleme nüüd nagu teises äärmuses sellise nii-öelda avalikkuse survega. Ma arvan, et Eestis kokkuvõttes on ikkagi avalikkuse kaasamine pigem veel ikkagi lapsekingades, ja avalikkuse kaasamine ei tähenda alati seda kuulamist täpselt või õigemini tegemist täpselt nii, nagu öeldakse, et kuulata tuleb, et see on väga oluline. Aga küsimus on, et mis selle tagajärje sünnib, et selles mõttes ma ikkagi jätkuvalt arvan, et selle keskkonna uuendamisel pliiats on ikkagi arhitekti käes, see nii oli, on ja jääb, arhitektid on koolitatud selleks tegema, et lõpliku otsuse langetavad nii-öelda siis arhitektid või siis ka tegelikult planeerimise puhul ju poliitikud, et ka planeerimine on nagu valdkond, kus ju tegelikult arhitekt, planeerija ei langeta otsust. Ta küll joonistab, aga otsuse langetab poliitik, et see on jälle nagu see... Või ametnik, jah. No vot, see on see nüüd küsimus, et kas poliitik on kummitempel selle ametniku käes või kuidas sellega on, et jah. See on selline eraldi teema, aga see ütleme nii-öelda juriidiliselt või professionaalselt võttes tänasel päeval on need rollid nii-öelda keskkonna uuendamisel nii-öelda jaotunud ja see on just nagu annab väga selge nagu sõnumi sellele, et meil igalühel on tegelikult roll selle keskkonna uuendamisel. Et täna see ei sünni ainult läbi nii-öelda arhitekti, vaid et arhitekt on siis nii-öelda üks osa sellest protsessist ja väga palju tegelikult on ka täitsa ju tavalisel inimesel võimalik läbi oma nii-öelda sõnumi kus iganes ta seda välja ütleb, tegelikult mõjutada seda, mis meie ümber keskkonnas toimub ja poliitikutel ja otsustajatel ju seda enam tegelikult, et küsimus on jälle nüüd selles, et kuivõrd kuulatakse seda professionaali, et see on nagu järgmine tasand sellest, et kuivõrd ollakse valmis seda professionaali kuulama ja kuidas see otsustusmehhanism toimub, aga jälle ma ei saa kordamata jätta seda, et kui maja on ehitatud, siis ta on nii-öelda keskkonnas olemas ja seda me nii-öelda niisama maha ei võta, nagu ei raiu lihtsalt ühte puud ka samamoodi maha, et see on selles mõttes olemas. Paber ja digimaailm võimaldab seda nii-öelda läbi kammimist ja nii-öelda läbi hekseldamist enne, kui sinna päris maailma midagi juhtub, aga jah, see viis, kuidas nii-öelda neid vältida seda, et siis need vead nii-öelda meie keskkonda siis nii-öelda oluliselt nii-öelda kahjustaksid, et seda selles mõttes tasub teha nii-öelda sammhaaval seda keskkonna uuendamist, et neid vigu ei juhtuks. No lõpetuseks, Marta, ma küsiks sinult, anna mõned soovitused, mida peaksid tegema ettevõtted või organisatsioonid, kes tahavad
teadlikumalt või süsteemsemalt hakata äriinnovatsiooniga tegelema? No juba sai räägitud, et tegelikult see ettevõtte juht või juhtkond siis, aga just eriti see tippjuht peab võtma endale see innovatsiooniliidri rolli. No, sellest ei saa üle ega ümber. Sellest kõik algab. Siis teine, millest ka oli juba juttu, et innovatsiooni ei tohiks käsitleda kui mingit, ütleme siis, eesmärki, mille poole püüelda. Asja iseenesest? No asja iseenesest mingit, et me teeme seda, et see on meie, nagu ütleme, eesmärk või üks paljudest eesmärkidest. Innovatsioon on tegelikult võimekus. Võimekus uuendada, uueneda. Ja seda tuleb arendada organisatsiooni sees. Ja nüüd, kellel ongi nendel siis teostajatel on, siis tegelikult on olemas täiesti kompetentsid, mis on vajalikud, et inimesed suudaksid innovatsiooni siis teostada, on ju. Nii ideid genereerida, kui siis neid paremaid ideid, kõigepealt halvemaid ideid välja sorteerida ja paremad alles jätta, siis paremad ellu viia. Et see on ikkagi kompetentsid, et neid on, ja kompetentsi on võimalik omandada. Ehk siis inimesed saavad neid õppida. Nüüd seda tuleb soodustada, on ju. No siis jah, on teatud asjad, mis peaksid olema ettevõtte struktuuris näiteks. Et bürokraatlik ja hierarhiline stiil ei sobi või pigem pärsib innovatsiooni, on siis, ütleme siis, tiimipõhised, avatud kommunikatsiooniga ja sellega kõik organisatsioonid on edukamad. Ja siis, inimestel tuleb anda võimalus, aga neid tuleb ka motiveerida, et ainult, et kuule nüüd võta see võimalus ja midagi sul endale sellest paremaks ei lähe, pigem rohkem saad rohkem tööd, et see võib-olla ka väga hästi ei päde. Ja siis, mis puutub ettevõtte kultuuri, see on ka see, mis üks on selline soodustav faktor või vastupidi, pärssiv faktor on ju. Et arhitektuuris on 10 prototüüpi on ju, ja neist võib-olla ükski ei lähe on ju. Võib-olla läheb 15 või 25 on ju, et siis 24 tükki olid kõik läbikukkumised on ju. No ja siis võib-olla 3 arhitekti tegi neid 25, üks tegi 8 on ju, ja siis ühe oma oli, aga 2 siis kukkusid läbi on ju oma 16-ga. Et kuidas sellega siis toime tulla, et kas sellele 2 pannakse siis häbimärk, et te kukkusite läbi või kuidas, et see on hästi oluline, et kuidas seda raamistada, et kas oli läbikukkumine või oli see, et me kõik proovisime lihtsalt, ühed olid paremad kui teised. Et inglise keeles on sõna see failure, minu arust ei ole see hea sõna, eesti keeles läbikukkumine, seda ei tohi kuidagi niimoodi raamistada, ongi see, et see on loomulik osa ju. See prototüüpimine ja asjade testimine on loomulik osa. Ja sealt tulemus ei ole mitte läbikukkumine, tulemus on õppimine. Et seda nagu niimoodi ümber sõnastada, see ongi üks kultuuri oluline osa, et kuidas toime tulla innovatsioonile väga omase aspektiga, et kõik ei õnnestu. Mitte kuidagi ei saa kõik õnnestuda. Et kuidas selle mitteõnnestumisega, jälle ma väldin sõna ebaõnnestumine, aga kuidas selle mitteõnnestumisega siis toime tulla? Kas see siis karistatakse või jätakse edutamata järgmine kord või? Et kuidas see on, ja jälle siin ei ole absoluutselt Eesti probleem. See on laiemalt kogu läänemaailmas täpselt samamoodi, rääkimata siis idast, kus see nägu või losing the face nagu veel eriti, aga see on veel täitsa teine temaatika. No ta on niisugune kultuurispetsiifiline asi ka. Sõnadel on suur väärtus ja mulle tundub, et äkki see, mis sa välja tõid, õppimine, et on see märksõna, mis selle juures on nagu loomuldane, et mitte karta siis mitte õnnestumist, aga et kuna sõnadel on vägi, et siis see sõna võib-olla ebaõnnestumine isegi või ka mitteõnnestumine ei ole see motiveeriv, et kui võtta sedagi kui loomuldase protsessina ja võtta seda kui võimalust nii-öelda õppida. Ja jälle ma ju mõtlen, mis inimesi motiveerib, et see peaks olema jälle loomuldaselt inimeste soov seda täpselt nii teha, sest üks osa ju, mis inimesi tööprotsessis motiveerib ja ongi see isiklik areng. Et ja kui see kuidagi nii-öelda põimida selle nii-öelda organisatsiooni tegevuste uuendamisega, siis ongi oluline osa sellest vundamendist olemas ju tegelikult sellele uuendamisel.
no see on hea noot, millega meie sisuline osa täna lõpetada, et sellega podcast veel läbi pole, et meil on veel siuke ka traditsiooniline lõpuosa, kus siis kõik külalised peavad iga kord vastama samadele küsimustele ja teil ka ei ole pääsu nende käest. Esimene küsimus on see, et mis on see juhtimisraamat, mida soovitaksid kõikidele, keda huvitavad juhtimisalased küsimused või väljakutsed? Ja Mart, alustame sinust. Kuna see küsimus oli mul ennem teada, on ju, ette teada, siis, ja ma kuulasin ka neid teisi podcaste eelnevaid, kõigile soovitan, ja ka seal tõesti anti selliseid juhtimisraamatuid traditsioonilisi ja seda nimekirja, ma arvan, mina ei pikendaks. Oleks natukene innovatiivne siin ja mina mõtestaksin juhtimisraamatut kui raamatut juhtimisest. On ju. Ja nüüd, kui me mõtleme, mis on juhi nagu tööriistakastis üldse juhtida, ta juhib ju teisi inimesi, on ju. Ja siis, et neid üldse kuidagi juhtida, peab aru saama, mis paneb neid liikuma, mis neid motiveerib, mis paneb neid tegutsema ja nende küsimustega tegeleb psühholoogia ja siis ettevõtte on väiksed grupid, mingid tiimid on ja osakonnad, ehk siis sotsiaalpsühholoogia. Ja mina soovitaksin juhtidel laiendadagi oma seda juhtimisraamatute arsenali laiuti lugedes, ehk siis lugedes rohkem nüüd psühholoogilist ja sotsiaalpsühholoogilist kirjandust, aga enamik inimesi ei tunne, eriti just teaduskirjanduse lugejatena ennast väga, väga mugavalt. Mina olen enda jaoks leidnud Terry Pratchetti. Tema raamatud. Aga jälle, muidugi need raamatud, see on fantaasiakirjandus, nad räägivad trollidest ja haldjatest ja nõidadest ja siis nii meessoost kui naissoost nõidadest on ja kõik igatepidi vahva fantaasiakirjanduse tippklass on ju maailmas. Aga mina ei loe seda kui fantaasiakirjandust, mina loen tema raamatuid kui väga häid psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia kirjandust. Jah, loomulikult tal on mõnahetked ja tipphetked on ju, need raamatud ei ole täpselt samasugused on ja nii edasi kõik, aga sealt ikka leiab päris hästi neid pärleid, mis võimaldab siis endale mõtestada jälle inimeste liikuma panevaid jõudusid, mis neid motiveerib, mis ei motiveeri on ja seda kõik, eks siis jälle, mina soovitaksin Terry Pratchetti raamatuid. Okei, no see on esimene kord ja väga huvitav soovitus. Aitäh! Nii, Raul, mis raamatut sina soovitaksid? Ja väga huvitav. Ilmselt minu soovitus või selline lemmik, ma ei tea, kas seda soovitusena käsitleda, on hoopis samamoodi, mitte otseselt seotud juhtimisega. Pigem mind ennast inspireerib lugedes hoopis mingit muud teemat, kus mina leian endale enda jaoks vajalikke või selliseid olulisi mõtteid. Ja selles valguses minu jaoks on väga geniaalne raamat, on Saint-Exupéry Väike prints. Ja seal on ka nagu see kuldne lause seotud nagu soovitustega, või nõuannetega, et kui nõuannad, siis vastutad. Ja teine on, või selles mõttes minu jaoks ka isiklikult on väga hea võimalus kirjandusega või selliste mõtetega, teiste mõtetega tuttavaks saada, on ikkagi podcastid lisaks nendele podcastidele, EBS-i podcastidele tegelikult julgen soovitada, kuulan tihti CBC Ideas ja siis ka ööülikooli, kus ma jätkuvalt arvan, et Eesti selline kõige täpsem mõtleja on Üllo Vooglaid, kelle mõttetäpsus ja teravus on nagu võrratu. Okei, väga hea. Järgmine küsimus. Mis on üks soovitus, mis sa alati juhtimise kohta annaksid? Ja Raul, jätkame sinuga. Ja ma arvan, et ma enda puhul, nagu ma pean Väikest printsi tunnistada, jälle tsiteerides, peab olema ettevaatlik soovitustega, lihtsalt ma saan tugineda enda kogemusele.
ma arvan, et minu enda jaoks esimene selline kreedo on, et kaadrid otsustavad kõik. Vanast ajast tuntav tsitaat ja teiseks nii-öelda inimeste usaldamine. Et see on see, mis minu jaoks annab selle võimaluse, kuidas kõige paremini saavutada neid eesmärke, mida siis organisatsioonile ja mida sa ise oled nagu endale seadnud ja koos oma meeskonnaga. Et inimesi tuleb usaldada? Ma arvan jah, sinna alati see nii-öelda kontrolli ka juurde sinna nagu lõpuks, aga ma teiselt poolt ma jälle nagu jälle loona, kuidas ma kogesin Kanadas, kus ma pidin iga nädal täitma siis oma nii-öelda timesheet'i või nagu nii-öelda aruannet, mida ma siis nädala tegin, et ma saan aru. Ajakasutuse kohta. Jah, just, et 150 inimese organisatsioon, et ilmselt on see nagu vajalik, et aru saada vähemalt, mida inimesed teevad. Võib-olla on selleks efektiivsemaid meetodeid, ma ei tea, ma ei ole olnud 150 inimese organisatsiooni juht, ma ei oska seda nagu öelda, eriti arhitektuuri valdkonnas. Aga mulle nagu tundub, et ka isiklikus kogemuses, et kui see on esimene step, see nii-öelda kaadrite nii-öelda see mehitamise pool on nii-öelda õnnestunud ja see siis jõuda sellesse järgmisse etappi, et kas sa nagu usaldad, et muidugi see kontrollimine on nagu vajalik, aga ma pigem nagu mulle tundub, et läbi selle usaldus on võimalik nagu nii-öelda rohkem saavutada ja läbi selle olla efektiivsem, kui kõiki neid asju siis nii-öelda näpuga üle kontrollida. Et ega suures organisatsioonis või teatud hetkel see ongi juba vältima, ei olegi võimalik enam, et see peab paratamatult niimoodi toimima. No Mart, mis on see üks soovitus, mis sa alati juhtimise kohta annaksid? No mina mõtlen, et juhtimine algab ja lõpeb tegelikult ju enesejuhtimisest. Ja enesejuhtimise alus on eneseteadlikkus või eneseteadvus. Ja nüüd teisest küljest, kui ma mõtlen, mida juhid teevad, mina olen enda jaoks mõelnud, et tegelikult ainult 3 asja. Nad juhivad inimesi, protsesse ja teevad otsuseid. Ja nüüd, et kui juht iseendale mõtestab, reflekteerib siis seda, kuidas tema juhina juhib protsesse, kuidas tema juhib inimesi ja kuidas tema teeb otsuseid, mis paneb ta nii juhtima ja nii tegema selliseid otsuseid ja mitte teistsuguseid, siis ta saab olust eneseteadlikumaks ja ma arvan, selle läbi tema juhtimiskvaliteet ka tõuseb. Ehk siis mina soovitan tegeleda eneseteadlikkusega nendes 3 juhi tegevuse võtmes. Okei, no väga hea soovitus. Sellist soovitust ei ole siin veel antud. Ja viimane küsimus, mis oskust või juhtimisoskust sa tunned, et enda juures pead veel arendama? Ja Mart, jätkame sinuga. No mul on väga lihtne, et tegelikult ongi, kuna see eneseteadlikkus on lõputu teema. Me küll sündides ei ole veel selleks võimelised, aga õige pea kasvades saame selleks võimeliseks ja oleme enam-vähem võimelised kuni surmani. Et siis, kuna see on lõputu teema, siis ma arvan, siin saab igaüks iga päev paremaks saada, sealhulgas loomulikult ka mina. Okei, no väga hea. Raul, mis sa tunned, et sina pead enda juures arendama veel? Või millega sa pidevalt teed tööd? Jaa, ma pean tunnistama, et nagu ma olen ikka jätkuvalt nii-öelda siis ise hakanud juht, et elu on mind sundinud või kuidagi suunanud, ei ole õige sunditud. Minu enda valikud ju need on, et ma olen üsna palju tegelikult küll praktikas juhtimisega kokku puutunud, aga seda teoreetilist poolt mitte liiga palju saanud, et selle tõttu ma hea meelega ilmselt kasutan ära selle võimaluse, et arhitektuurikeskus teeb koos EBS-iga siis arhitektuurivaldkonna juhtidele nii-öelda siis juhtide pädevusprogrammi,
ja ilmselt ma osalen ka ise selles. Nii et ma arvan hea meelega ja siis kuulan juba Martiga täpselt nii-öelda professionaalset loengut ja palju teisi tegelikult väga põnevaid inimesi, kes avavad seda juhtimispoolt läbi arhitektuuri valdkonna, nii et ma arvan, et me sellist mul on kõrva taha panna sellised praktilisi teadmisi kõigis juhtimise valdkonna nii-öelda aspektides, et ma arvan, et see kulub arhitektuuri valdkonnas toimetavatele inimestele päris marjaks ilmselt ära, et sest see on selline teema, mis on nagu üsna spetsiifiline ühelt poolt, sest justkui nagu see innovatsioon ja selline nii-öelda, ta ei ole selline traditsiooniline viis organisatsioon, et seal on see nii-öelda see looming ja see nii-öelda äriline pool nii-öelda kokku põimitud, et jah, ma arvan, et ma ei hakka seda loetelu ette lugema. Okei, väga hea, ära hakka jah, meil saateaeg on ammu juba aga igatahes selline oligi meie tänane saade. Aitäh, Mart, aitäh, Raul, aitäh ka kuulajatele ja järgmise korrani. See oli EBSi podcast Satelliit. Kuule meie teisi saateid nii Apple podcastidest, Spotify'st kui ka YouTube'i kanalist.